Tere! Minu nimi on Nadehta ja ma räägin teile videoredaktorist nimega Joukut. Videoredaktor aitab videost või fotodest teha videokollasi. Õpetajate ja õpilaste abiline. Rakendust saab alla laadida App Store'ist ja Google Play'st. Videotund 1. Fotodest video loomine. Selles tunnis õpid looma videoklippe fotodest. Saad ühendada pilte, lisada teksti ja muusikat video jaoks. Ava programm. Laadige üles foto, klõpsates selle ülaosas. Valige soovitud pilt, klõpsates sellel. Kui valikut tuleb tühistada, klõpsake sellel uuesti. Vajutage noolele, et valik lõpetada. Avage fail, millega soovite töötada, et aktiveerida redigeerimispaneel. Teksti lisamiseks valige vastav valik redigeerimispaneelil ja klõpsake ekraanil. Muutke teksti suurust ja asukohta, vajadusel lisage see teistele slaididele. Teksti lisamiseks valige vastav valik redigeerimispaneelil ja klõpsake ekraanil. Muutke teksti värvi ja formaati, kasutades saadaval olevaid valikuid paneelil. Lohistage tekst sinna, kus see peaks olema nähtav ja reguleerige selle kuvamise kestust. Kui pildil on üleliigset teavet, kasutage lõikefunktsiooni selle kärpimiseks. Avage fail, millega soovite töötada, et aktiveerida redigeerimispaneel. Lisage muusikat, valides programmis saadaval oleva faili. Kärpige muusikafaili ja muutke selle lõpp sujuvaks. Avage fail, millega soovite töötada, et aktiveerida redigeerimispaneel. Lõpetage protsess, salvestades video. Tasuta versioon reklaamidega. Reklaamide ajal vaata enda ümber. Hoolitse oma silmide eest. Videoõppetund 2. Saate faile ühendada ja redigeerida. Tutvustame selle programmi mugavaid funktsioone. Avage rakendus. Valige vajalikud pildid, mis olete oma telefonile laadinud. Ühe korraga saate lisada kuni 20 pilti. Kui soovite lisada rohkem, vajutage nupule pluss ja lisage veel faile. Üleliigsed failid saate redigeerimisriba kustutada. Klõpsake pildil ja kasutage kustutamisfunktsiooni. Samuti saate pildi ümber paigutada. Selleks aitab pikaajaline vajutamine pildil, seejärel liigutage see lihtsalt soovitud kohta. Lisage tekst, näiteks video pealkiri.
Muutke teksti värvi ja formaati, kasutades saadaval olevaid valikuid paneelil. Lohistage tekst sinna, kus see peaks olema nähtav. Lohistage tekst sinna, kus see peaks olema nähtav ja reguleerige selle kuvamise kestust. Pehmete üleminekute loomiseks failide vahel klõpsake 2 linnukesele, et valida kõik failid ja rakendage valik. Eelneva toimingu tühistamiseks kasutage vastavat funktsiooni. Kui pildil on üleliigset teavet, kasutage lõikefunktsiooni selle kärpimiseks. Avage fail, millega soovite töötada, et aktiveerida redigeerimispaneel. Lisage muusikat, valides programmis saadaval oleva faili. Lõigake faile, vajadusel valige muusika ja seake nende vahel pehmed üleminekud. Jagage failid, kustutage üleliigne ja reguleerige iga faili kestust eraldi. Saate ka kopeerida ja vahetada failide asukohti. Muutke muusikat, lisage lisahelifaile, näiteks helisid, mida karu teeb, kui koostate karust ettekannet. Salvestage vajalik meloodia internetist, valige see kaustast Minu muusika ja lisage see videole. Teksti muutmiseks klõpsake vastaval failil. Pehmete üleminekute loomiseks teksti vahel valige funktsioon animatsioon. Ärge unustage lisada vajalikku teksti pildile, et teie ettekanne oleks sisukas. Lõpuks salvestage video. Reklaami ajal vaadake eemale ekraanilt. Hoidke oma silmi. Video 3. Video kasutamine. Selle programmi video töötlemise funktsioonid sobivad suurepäraselt video redigeerimiseks. Tutvustame selle programmi mugavaid funktsioone. Valige videofail, mida soovite redigeerida. Vajadusel saate korraga lisada kuni 20 faili. Valisin faili, mille me eelnevalt lõime piltidest karust. Siin on ka muusika. Eemaldame muusika ja lisame teise faili muusikaga. Muusika valjusust saab reguleerida. See on kasulik funktsioon, kui lisatakse mitu faili. Näiteks üks koos häälega, siis suurendame valjusust ja teine muusikaga, siis vähendame taustamuusika heli. Saame failid ka eraldada ja lisada nende vahele teise faili.
Eraldame mittevajaliku osa ja kustutame selle. Pehmete üleminekute tagamiseks kasutame kõigi muusikafailide jaoks paneelil. Videofaili saab redigeerida ja lõigata selle funktsiooni abil. Samuti saame lisada kleepsud, lisades animatsiooni meie videole. Kõik funktsioonid, mis sobivad piltide redigeerimiseks, sobivad ka teiste failide redigeerimiseks. Videole saab lisada ka täiendava faili, mida saab samuti redigeerida, lõigata või kasutada valmis vormi väljalõikamiseks. Kasutame animatsiooni, et teha üleminek sujuvaks. Videofaili saab redigeerida ainult osaliselt, selleks tuleb kasutada funktsiooni lõigata. Teeme selle osa video kiiremaks, suurendades kuvamise kiirust. Videole saab lisada ka oma muusika või hääl, kasutades diktofoni. Samuti saab heli välja võtta juba telefoni olemasolevast videost. Need on peamised ja sageli kasutavad funktsioonid videoredaktoris. Saad edasi avastada veelgi. Muuda oma õpiideed elavateks videoteks videotöötleja abil. Videoredaktor võimaldab teil luua kvaliteetseid videoid tasuta. Pärast redaktori kasutamise õppimist saate kiiresti luua õppematerjale. See õppevideo on loodud abil programmist YouCut. Te võite vaadata selle programmi abil loodud õppevideo YouTube'is, järgides linki. Või lihtsalt kasutage YouTube'i otsingut ja sisestage vajalikud võtmesõnad. Aitäh tähelepanu eest!